palvepäeva palvusega. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma, issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja loen 42. psalmi. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet. Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja päevad, sest mu vastu öeldakse kogu päev, kus on sinu Jumal. Ma valan välja oma hinge, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahva murru, keda ma juhtisin Jumala kotta, pühapidajate hõiske ja tänuhääle saatel. Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, ta palge abi eest. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees. Seepärast ma tuletan sind meelde Jordani maal ja Hermoni tippudel ja Mitsari mäel. Sügavus hüüab sügavusele sinu koskede kohisemises. Kõik su veevood ja su lained käivad minust üle. Päeval annab issand käsu oma heldusele ja öösel kostab minu laul temale. Palve mu elu Jumala poole. Ma ütlen Jumalale, oma kaljule. Mispärast sa oled mu unustanud? Mispärast ma pean käima kurvalt, oma vaenlase surve all? Otse kui luid murdes teotavad mind mu rõhujad, kui nad iga päev mu vastu ütlevad. Kus on su Jumal? Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja Vana Testamendi lugemine on tänaseks palvepäevaks 2. ajaraamatust 7. peatükist, psalmid 13–15. Vaata, kui ma sulen taeva, ütleb issand, nõnda et vihma ei saja. Ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa või kui ma läkitan oma rahva kallale katku. Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning päästan nende maa. Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja Uue Testamendi lugemine on apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist, psalmid 18–21. Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse, sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Ja Uue Testamendi lugemine on apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist, psalmid 18–21. Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt,
kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest jumalalaste kirkuse vabadusse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tänase palvepäeva evangeeliumi kirjakoht on Matteuse evangeeliumist 8. peatükist esimesed 3 salmi. Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: ma tahan, saa puhtaks. Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, oh Kristus. Täna on koroonaviiruse epideemia tõttu eriolukorra välja kuulutanud Eestis ja Eesti kirikus teine palvepäev. Teise palvepäeva kirjakohad räägivad meile Jumalast, kes teeb terveks, kes võib olla see, kes näeb hädasid, aga ka see, kes neid hädasid nähes ruttab inimestele appi, tervendab nad. Paastu ajal on palju kirjutatud erinevaid mõtisklusi. On neid, kes tahavad jagada oma mõtteid ka teistega. Suur Eesti sõber Fanny Sievers kirjutas juba 2001. aastal oma Eesti sõpradele kirjad. Need kirjad on kogutud väikesesse raamatukesse pealkirjaga Paastuaja kirjad Eesti sõpradele, märts 2001. Oma 8. kirjas kirjutab ta ühest oma kogemusest Prantsusmaa rongis. Ma loen need tema mõtted ja kogemuse teile ette. Keegi naine nuttis rongis, kui ma õhtul Pariisist koju sõitsin. Alguses ma ei märganudki, sest vagun oli rahvast täis ja tema istus seljaga minu poole. Pea ja huulte liigutusest paistis, nagu ta naeraks. Alles kui ta oma kaelareti sõrmede vahel puntrasse kortsutas ja kummuli pingile langes, sain ma aru. Oli näha, kuidas ta õlad vappusid, aga nuuksumine segunes rongimüraga. 2 meest vastaspingil istusid nagu nuiad, silmade asemel pisikesed nööbid, ühel hallid, teisel sinised. Lähemad naabrid lugesid ajalehte või vaatasid aknast välja. Paistis selge, et naine oli meeleheitel. Aga mida oleks siis pidanud üldse tegema? Kui kellelgi tänaval kallale tungitakse, siis võib appi karata. Kui ta kõnniteel pikali kukub, siis aitame ta jälle püsti. Aga siin väljendas end nimetu ahastus, millega eemalseisja ei oska midagi peale hakata. Aga ometi, issand, püha vaim, mis on siis õige? Mu süda kloppis hirmsasti. Nii ei tohi seda asja jätta, mõtlesin palavlikult. Aga kui ma püsti tõusen ja tema juurde astun, siis tõmban kogu vaguni tähelepanu endale. Teen enda arvatavasti naeruväärseks. Ja mis ma üldse oskan talle öelda? Ma ju ei tunne seda inimest ega tea, mis talle on juhtunud. Võib-olla saab veel sõimata. Rong lähenes peatusele. Naine tõusis püsti, kahmas oma koti ja suundus ukse poole. Läksin talle järele ja küsisin, kas ma saan talle kuidagi kasulik olla. Naine ehmatas ja püüdis midagi vastata, kuid sõna ei jõudnud nutust läbi. Peatuseni jäi veel ainult 10 sekundit. Siis ütlesin midagi, mis ma ei oleks ise julgenud antud olukorras välja mõelda. Siin maailmas ei ole ühtegi probleemi täiesti ilma lahenduseta. Pidage meeles, lahendus tuleb niikuinii varem või hiljem.
vaguni uks avanes. Naine astus rongilt maha, keeras korra ümber ja viitas käega. Tema silmadest lugesin tänu. Kõik oli läinud nii kiiresti, et ma ei taibanud õieti, mida ma tegin või ütlesin. Aga mu sõnad olid läinud märki. Niimoodi kirjutab Fanny de Sievers oma ühest kohtumisest kurva naisega, kes oli teel koos temaga Pariisi rongiga. Fanny de Sieversi sõnad, mis Püha Vaim talle andis, on sobivad ka täna meile kõigile. Siin maailmas ei ole ühtegi probleemi täiesti ilma lahenduseta. Pidage meeles, lahendus tuleb niikuinii, varem või hiljem. See on sõnum meile tänases rahutusajas, ajal, mil me ei tea veel, millal lõpeb eriolukord, millal taandub viirus, mis meid kõiki on koduseinte vahele vangistanud, millal võime naasta tavapärase elu juurde. Olgu see meile lohutuseks. Me jääme palvesse. Püha taevane Isa, me palume, et Issand ise aitaks meid meie hädades. Et see sõna, mida kuulsime kinnituseks, et ei ole ühtegi nii suurt häda või probleemi, mida ei saaks lahendada, võiks olla lohutuseks ka meile. Nõnda palume, Issand, et sa annaksid meile julgust minna edasi ka nendel hetkedel, kui me ei tea, milline on lahendus. Nõnda palume sinu tuge ja abi ka praeguses olukorras, kus maailmas on koroonaviiruse tõttu palju rahutust ja muret. Me palume kõigi pärast, kes on selle haiguse tõttu pidanud jätma oma elu. Me palume, Issand, et sina tervendaksid kõik haigestunud, nii Eestis kui mujal maailmas. Me palume sinu õnnistust arstidele ja kõigile, kes töötavad selle nimel, et see haigus saaks piiratud ja et see enam ei leviks ja et haiged saaksid terveks. Me palume kõigi ametnike ja otsustajate pärast, kõigi pärast, kes näevad palju vaeva selle nimel, et seda kriisi lahendada ja tegutsevad ööpäevaringselt ka oma isikliku elu ja perede arvelt. Anna neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt, teha õigeid otsuseid. Issand, me palume ka kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ka praegustel keerulistel aegadel, kus me ei saa pidada jumalateenistusi pühakodades, kus me oleme harjunud seda tegema ja ka käima. Ole sina, Issand, see, kes annab meile hingerahu ja meelekindluse. Me palume, Issand, sinu nimel lahendust sellele olukorrale, kus me praegu viibime. Me palvetame nõnda, nagu Issand Jeesus ise meid on käskinud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud igavesest ajast igavesti. Õnnistagu sind kõige väeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.